Tere tulemast Laits automajja. Mul on tunne, et osad ei ole siin varem käinud, aga automajast tahtsin 2 sõna rääkida. Et see on selline tore maagiline koht, kus saab kokku tehnika ja kultuur. Täna avame Argentiina kunstniku Sebastian Casti karikatuurinäituse, mida kureerib Urmas Minn. Palungi Urmase siia, kes räägib näitusest pikemalt ja tutvustab ka kunstnikku. Ja ma luban, et me näeme kunstnikku ennast ka, küll videosilla kaudu, mitte päriselt. Aga kutsume aplausiga lavale Urmase. Nii, aga sellest näitusest, see näitus on 5. näitus ja esimene näitus oli meil Raplas eelmine aasta, 1. novembril ta avasime. Peale seda oli meil näitus Tabasalus, siis oli Sakus ja nüüd viimati oli Põltsamaal. Nii et erinevates kohtades oleme püüdnud seda näidata ja siin Laitse inimestega hakkas asi kohe klappima ja mul on väga hea meel, et me saime selle näituse siia üles panna. See on esimene, mis on seotud muusikaga. Ja täna me muidugi laiendasime seda näitust ka, et siin on ka teisi kultuuriinimesi alates kunstnikest, näitajatest nii Eestist kui ka mujalt ilmast. Et kui me tegime selle esimese näituse, tegime Raplas, siis käis ka see Eesti Televisioon, tegi sellest loo ja meie kohaliku lehe peatoimet oli väga hällingus, et üldse niisugune näitus mingisuguses ilmses kohas nagu Rapla üldse on. Ja muidugi, hea meel, et see leidis niisugust head vastuveja. Kui nüüd rääkida konkreetselt Sebastianist, siis tema on niisugune mees, kellega ma sain tuttavaks täpselt tema sünnipäeval 29. jaanuaril 2021, kui ta sai 48-aastaseks. Ja see tutvus hakkas sellest, et ma vaatasin, kellega võiks nagu koostööd teha ja kui ma vaatasin tema seda joont, et kuidas ta joonistab ja kuidas ta neid asju kõike teeb, siis see joon mulle väga meeldis. Ja kui ma nüüd hiljem olen lasknud siin Eesti inimesi joonistada, siis on niimoodi öeldud, et kui juba niisugune professionaal nagu Kaido Ala ütleb, et mees teeb väga professionaalset asja, siis ma pean sellega nõustuma. Ja Tõnu Oja ütles, et näiteks teda on väga hästi ära tabatud selle pildi peal. Nii, peale selle, et ta joonistab karikatuure, ta joonistab portreesid, ta illustreerib raamatuid, ta koolitab järeltulevaid inimesi, kes tahavad selle karikatuuriga tegeleda. Ja tal on olnud väga palju näituseid. Eelmine aasta oli Peruus, Malaisias, eelmine aasta septembris oli Poolas ja see aasta oli nüüd 13. septembril oli Iraanis, kus siis osales üldse üle maailma 26 tuntud karikaturisti ja miks ma seda näitust üldse teen? Ma teen seda näitust sellepärast, et seda ühte kultuuri osa ka Eestis sisse juurdada, et ka muusika on ka üks osa kultuurist ja inimesed harjuks nagu vaatame neid karikatuure. Elu on tegelikult näidanud seda, et väga paljud inimesed, ma ei saa öelda väga paljud, aga mul on päris palju tulnud ette, et karikatuurist arusaamine tähendab ka seda, et sa pead huumorist aru saama. Kui sa saad huumorist aru, siis sa saad ka karikatuurist aru ja tuleb ka vahet teha, et mis on sarjas, mis on karikatuur, mis on portree. Teine asi on see, et Eestis on suhteliselt vähe neid inimesi või neid kunstnikke, kes joonistavad niisugust portreed, et vanasti oli selline
tuntud tegija nagu Jüri Kerem, vanemad inimesed mäletavad, Lullu, eks ole, noortehääles ja kus ta seal oli, eks ole, teda kahjuks enam ei ole. ja Aivar Juhanson, kes väga hästi joonistas, eks ole, on Ekspressis, aga nüüd tervislikel põhjustel kahjuks ei saa enam teha. ja noh, niisuguseid häid tegijaid on ikkagi väga vähe. peale selle, et ta on välja andnud 3 raamatut karikatuuride kohta. see raamat, esimene, ma lasen selle ringi käima, esimese raamat seal Las Vegases välja antud, eks ole, saate vaadata, kuidas ta neid asju tegi. ülejäänud 2 raamatut mul kahjuks ei ole, need on lihtsalt, on otsas, panen siit samast käima, saate vaadata. üks esimesi pilte, mis ta tegi, ma lasin ennast joonistada. näete, viimane viiking. eks see mõni oleks väga solvunud, aga ma leidsin, et täitsa äge. eks see on ikkagi, kes pärast vaadata, kui keegi tahab ja noh, ega üle oma varju ei hüppa. ja lasin teha Raplas sellise pildi, mida hästi te näete. asja juurdeütlemist ma unustasin alguses kohe ütlemata, mis on väga oluline, et tema joonistab käsitsi. mõned pildid veel. Need ei ole näitusele väljas sellepärast, et siin ühel mehel oli 70-aastane sünnipäev ja siis sõbrad mõtlesid, et teeme talle kingituse ja lasid iseennast joonistada ja joonistasid sõbrast ka pildi. liiga pigas. siin on üks tuntud korvpallitoetaja Aadu Kana, kes spordiasju teab, näeb, et on. siin on 2 spordimeest. üks on Tabasalu mees ja teine on Tartu mees, kes Raplast pärit teab neid inimesi. ja siin on üks selles mõttes üks hea näide, et Raplas oli, see mees oli üks osakonna juhataja endises Rapla sadamajas, Nobel, mis ta seal on, nimi täpselt, eks ole. ja ta olid oma ülemusega nii rahule ja otsustas, et kingivad talle siis sel puhul, kingivad talle siis sellise pildi. alati kui on näitused, siis meil on alati ka nõndanimetatud külaliste raamat on väljas. et siin on näiteks üks külaliste raamat, mis meil oli siin Tabasalu seal, mis oli Raplas ja teinekord on päris huvitav sinna sisse vaadata, et Eesti Huumorimuuseumi juhtmisel härra Tamm kirjutas sellisesse külaliste raamatusse sellise asja, mis läks väga hästi sellega kokku, et hevi tuleb, hevi tabab, me ei kuula enam vabad. nii et näete, seal on 2 näppu, kus viskab näppu, siis tema vanasti oli õudne hevi Metallinis ja ta mängis ka Argentiinas mitmes ansamblis, mängis seda muusikat kuulnud ka. Welcome everyone. Quería agradecer en primer lugar a Ular Zulema y a Katy Plamus por brindarme este hermoso espacio para exponer mis obras. También al señor Urmas Mil. Sin él nada de esto sería posible. Tenemos una amistad ya desde hace unos años. En todo este tiempo hemos realizado muchos trabajos juntos y bueno, espero poder seguir trabajando con él durante mucho tiempo más. He oído también que Peter Hoja y Marco Ullur actuarán en la inauguración de la exposición de hoy. Me gustaría informarles que una vez finalizada la actuación,
tendré lista una caricatura para ellos. También durante el evento se realizará una caricatura de 2 personas que serán elegidas entre el público por sorteo. Les dejo un gran saludo a todos, espero en un futuro cercano poder visitarlos en su hermoso país y espero que les gusten a todos mis trabajos. Thank you very much y bye bye. Sebastian arvas niimoodi, et selle näituse ruumiga, kuna kõrval on siin autod, see on väga hea ja tore koht siis, et Sebastian tahab teha spetsiaalse kingituse ja selleks on Henry Fordi karikatuur ja ma pikalt tast ei räägi, aga annaks Sebastiani kingituse üles. Nii et Üllar, ole hea. Tõesti üllatus, jah. Et kui teised pildid kaovad siit aasta lõpus ära, siis see jääb. Seda võite tulla kogu aeg vaatama. Teeks sellise asja nüüd ära, mis nagu Sebastian ka ütles, et ühest naisterahvast ja ühest meesterahvast tehakse karikatuur. Me oleme eelnevalt seda traditsiooni teinud, ma ütlesin ükskord selle asja välja, et see on ka Eestis ei ole kunagi niimoodi tehtud, et mitme 1000 kilomeetri kaugusele saadame teie pildi ja siis peale seda mingi X aja pärast, selle ajal, kui Mart ja Peeter siin räägivad, eks ole, tuleb see karikatuur tagasi, ta ei jõua värvida, aga ta teeb teile mustvalgelt. Kõigepealt teeme loosi, kas on publiku seas naisterahvaid, kes tahavad loosis osaleda, et saada, et temast karikatuur tehakse. Et tulge siis, kes on huvitatud, tulge siia ette. Siis ma 2, 4, 6, 8, 9. 10, no väga kena. 10, kas see on nagu lõplik? Nii, okei, ma panen, okei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10. Rikkaks ta ei saa, aga noh, vähemalt hotelipilet on natukene teistmoodi. Väliselt on väga tore. Ei ole seal kahjuks Ameerika dollar, aga noh, Argentiinast kaugemal ei ole. Ja see, kes nüüd tõmbab sellise, kus on see kleeps taga, siis temast ma teen siis pildi pärast seal kohe, kui ma ütlen, eks ole, peale meeste seda loosimist, eks ole, ja siis saadan Argentiinasse ära, nii et see on võitja, eks ole. Ja teised, kes nüüd siin loosis osalesid, siis ma vaatan, kui meil jääb lõpus aega, et ärge neid ära pange, see on nagu see tunnistus, et te olete siin osanud, siis teie vahel teeme eraldi võib-olla veel selle loosi, et mul on mõned nendest inimestest, kes on siin karikatuur on tehtud, mul on nende autogrammid. Et siis saate vahepeal mõelda, kas te tahate autogrammi või taha, eks ole, mõne mehe autogramm on hetkel olemas. Nii, sobib. Nii, nüüd ma pean selle kahjuks ära segama. Nii, üks moment. Kummast äärest pihta hakkame? Keskelt. Okei, ta vaatab kõik on just laiali. Tahan kollase, võib-olla kes. Nii. See ühele ja teisele poole. Valida.
saanud. Kõik on siin teinud. Šansud on nii suured. Teades minu õnnes läheb nagu nii vetsa. Nii. Siia. Ja väike klõppu kahele. Ai. Mida see võidu menetles? Nii, väga hea, et on nii, kahe vahel, kumb, Olen võimalus ja siis. kumb annab? Nii, aitäh teile ja pärast hoidke need annetust ja pärast aeg. 30, eks ole, 12, 14, 15. Nii, või? Nii, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oli 15, sõna. Jah, 15. Nii, samamoodi, siin on veel, nagu öeldakse, kahel pool on see märk. Nii, segan ära. Kust kohast pihta hakkame? Keskelt. Nii. Nii. Võtad selle, jah. Okei. Nii. Järgmine. Läheme siiapoole siis. Nii. Vaadake teiselt poole ka. Natukene välja. Ma näen, sa olid teie võtsite ka. Nii, ja siit poolt nüüd on ja nagu öeldakse, te olete peaaegu finaalis. Siin on asi päris hea. 5 meest on jäänud veel. Nii. Nassi. Jah, koopia. Milline see õige on? Ei tea. Võtame seda. No näed. Nojah, Nii. läks õnneks. Nii, ja siis ma kutsun kohe teid sinna, teeme pildi ära. Nüüd ongi selline aeg käes, et kuna aeg on nüüd nii kaugele jõudnud, et põhiesinejad on ka kohe tulemas, siis selle käigu ajal, kui Peeter ja Mart esinevad, siis teeme niimoodi, et ma saadan vahepeal ära
Sebastian saab hakata joonistama ja peale seda, kui ta ära joonistab, saadab siia, siis me näitame kõigile need pildid tehti ja Laitse lubas need ka siin välja trükkida. Ega midagi, uued tegijad ootavad. Nii et, kuidas on, Kati? Kas Kati on? Ahah, nii. Aitäh! Nii, mina olen tagasi, aga ilmselt lahutate Peetrit ja Marti, on nii? Teeme suure aplaus ja kutsume Peetri ja Mardi siia. Nii ma kohe neid lavale ei lase, ma küsin 2 sõna enne Nõnda käest, et mul jäi ennem rääkimata, et tegelikult meil automajas on üks traditsioon. Kõik, kes siin esinevad, laulavad autolaulu. Ise saate valida, millise, kas teete ära? Kas kohe? Aga hea küll, mis ma siin vahel ikka olen, saadan teid lavale. Siin on kõrgem aste, sealt saab tulla edasi. Väga hea, jah. See on väga tore, et meid kutsuti siia just autoteemadel rääkima, sest mina autost ei jaga üldse ööd ega mütsi, mis on kapoti all. Ausalt mind ei huvita ka, peaasi, et ta sõidab ja oleks vaikne. Sõita ma oskan oma arust, ma olen sõitnud, praegusel ma olen sõitnud 1 miljon kilomeetrit, kui oma elu, ma arvan, kuskil niimoodi, kui mitte rohkem. Ja Mart ka ei tea autodes midagi ja tal oli isegi lube. Ma kuulan suur huviga, mida minu autojuht räägib, sellepärast, sest et mina olen saavutanud juba selle Mahajana astme, kus ma ise ei pea autot juhtima, et seda peab Peeter. Pirita teel on ka niimoodi, kui tuled sinna Lillepi peatusesse alla jala, siis tulevad järjest 8, läheksid sinna, mis oli Kristiine keskusesse, kõik lähevad Kristiine keskus, bussi, tramm, see on, tead, mul meenub, et see on umbes sama hull teema nagu selle, mis on kuldvasi. Aitäh teile, mehed. Ja Argentiinas toimetanud, ta vaatas kogu seda show'd pealt ja vaata, mis ta tegi samal ajal. Istuge palju, 7 minutit. 7 minutit peab nüüd istuma. Ikka ilus minna, väga ilus pilt. Hullumeelne pilt. Kunstnik nii näeb, siis on see nii. Aga hambad on küll sul sellised. No sa ise ei näe. No ei, no kus ma nüüd siin, ega väga ilus pilt on, jah. On. Joonistas ja tal olid, kõik olid sarnased, eriti naised. Ja Jüri Vlassovi naine Ilona, see pilt on tal praegu korteris üleval ka. Ta ei ole üldse Ilona moodi, pigem ta on sooja kosmoodi mönske. Ja kõik naised, kes lasid ennast joonistada, kõik oli kosmokiire. Väga hea, väga iseloomulik pilt, väga karakteerne. Iseloomulik, selle ära, täpselt. Väga tore. Ei, väga täpselt. Aplaus. Väga ohka. Väga tänan, väga ilus pilt. Ma vaatan esimene pilguga, esimene mõte oli see, et see on nagu mingisugune uss on maa sest välja. Kuule, see on väga sina, ma ei tea, Peeter. Absoluutselt mina, aga ma...
on nii nutuse näo. ei ole, see on väga lõbusa näoga Peeter muide siin, see on väga, ta on väga hea käega. on. ei, väga tore. sul on jah, see kitsad teksad jalga joonistatud, jah. nüüd nii piirkonnaga peale. seal võiks hoogu pidada. väga hea. ei, oota, vaata Peeter, minust. aitäh. aitäh. nii ja imekombel, kuna maailm on nii väike, siis need pildid jõudsid juba meie juurde, nii et me saame neid üle anda. tänapäeval ei ole see mingi ime. oo. tänan väga, oi kui lahe. raamid. aitäh, Peeter ja Mart. aitäh teile kõigile toreda vastuvõtu eest. see ei ole kõik, sest kaks õnnelikku said ju võimaluse lasta ka endast piltida. pildid on meil olemas. palume teid siia ette tulla, kes võitsid. kriisiaeg. nii, kes võitsid, üks mees, üks naine. nii, hakkame daamid. üks-kaks, hakkame daamist pihta. ma näitan. nii ja nagu öeldakse, originaal koopid vastu. nii, palun. härrasmees. nii. ja nüüd meesterahvaga samamoodi. kuidas on? saalis on vaikus. oluline asi on minu meelest, palun. palju õnne võitjatele veel kord. ma annan teile ka, ma näitan, et kõik on õige. Sebastian pildistas, kus te olete kõik peal. nii. ja need, kes soovivad nüüd autogrammi, siis kellel need piletid olid, saate tulla siia ja ma arvan, et siit me leiame teile. ja vahepeal veel infoks, et mehed ja naised, kes olid, saavad siis aru. ja et avatud on endiselt meil autokollektsioon ja kohvik, et ei pea kiiresti ära minema ja samamoodi